Suured otsused muudavad elu. Merlin, sul on hiljuti olnud kaalukirurgiaga kogemus, aga mis sind ajendas seda teekonda ette võtma? Viimaseks piisaks oli see, et kui kevadel metsasõppusel käies ma tundsin, et ma füüsiliselt ei jaksa kõike seda kaasa teha, mida ma peaksin seal tegema, et ülekilosid olid liiga palju. Et need ülekilod ongi selline varustuse kotitäis ja see on maha visatud ja nüüd on kergem selle võrra. Sattus minu ette üks reklaam, kus ma täitsin ära taotluse siia kliinikusse ja ma kvalifitseerusin. Kuna ma haigekassa kriteeriumitele ei vastanud, ma ei olnud ülekaalus ja ei olnud piisavalt kaasuvaid haigusi, siis siin kliinikus need kriteeriumid sobisid, et tulla oma rahadega operatsioonile. Aga kuidas nägi operatsioonipäev välja? Said sa piisavalt abi ja tuge? Operatsioonipäev oli tunduvalt lihtsam kui tänane võttepäev. Kõik, kes siin koha peal on, hästi sõbralikud. Ma enne olin lugenud veebist tagasisidet klientide kohalt, et ma mõtlesin, et reaalselt ei saa olla nii positiivne, et kõik on nii rõõmsad. Olid kõik rõõmsad ja operatsioonipäeval see, et doktor Kaur tuli ise kohale palatisse, kirjutab kõhu peale sulle markeriga, mis operatsiooni liik on, viib su otse operatsiooniblokki ise selleks, et kindlalt oleks õige inimene õige operatsiooniga. Ja pärast taastumine oli ka väga lihtne, et see oma palatisse tagasi. Eriti tore on järgmisel hommikul, et doktor Kaur toob sulle hommikul kohvivoodisse, et see oli siuke printsessi tunne. Väga personaalne lähenemine. Väga. Aga Merlin, kuidas su elu on nüüd muutunud? Elu on muutunud palju rõõmsamaks ja positiivsemaks. Mul on palju rohkem energiat, kuna ma olen kaotanud 4 kuuga 24 kilo. See on üks paras sõdurikoti täis, et ma käin ka õppustel metsas ja see on täpselt selline raskus, mida ma iga kord võtad metsa kaasa. Ma jaksan rohkem, mul on toitumine on korras, et ma olen välistanud igasugused kräpid ja kiirtoidu asjad, sest keha enam ei taha. Kui enne räägitakse, et tervislik toitumine, siis nüüd ma saan sellest aru, sest keha peab tegelikult kuulama, mida ta ütleb, et mis on vastuvõetav. Mida sa soovitaksid aga neile, kes võib-olla alles mõtlevad sellele teekonnale? Ma ütlen, et tasub tulla proovida, tasub see taotlus ära teha ja vaadata, kas kvalifitseerud. Sest ei pea sööma ennast 130 kiloseks, ka juba paarkümmend üle kilo on väga raske, et see muudab igapäevaelus nii palju. Doktor Kaur, kui oluline on patsiendi jaoks konsultatsioon? Kindlasti konsultatsioon on tähtis oma lõpliku otsuse tegemisel. See pilt, mis patsiendil sellest eelseisvast ravist on kujunenud, võib-olla ise lugedes või suheldes teiste patsientidega, et ta sageli on ikkagi mingil määral subjektiivne ja võib-olla emotsioonidest kallutatud ja konsultatsioonil on võimalik saada siis sellist objektiivset ja tõenduspõhist ja teaduspõhist infot otse arsti, kirurgi suust. Suur kaalunumber ei ole ilmselt ainus põhjus, miks tullakse siia kaalukirurgia keskusesse. Ülekaal on selline seisund ja rasvumine selline seisund, mis tõmbab endale elu jooksul ligi palju erinevaid muid probleeme, nii kehalisi haigusi, samamoodi vaimse tervise teemasid ja inimene on tervik. Võib üldistatult öelda, et mida vanem on meie patsient, seda rohkem on tema otsuse taga just soov vabaldada nendest kaasuvatest terviseprobleemidest ja mida noorem patsient, seda rohkem on tema fookus kaalulangusele sellisena suunatud. Suure kaalukaotusega kaasneb ju ka naha lõtvumine. On teie keskuses ka plastikakirurgia võimalust? Umbes üks patsient 5 hiljem võtab ette ühe või teise plastikakirurgilise korrektsiooni ja selle aasta sügisest on meie meeskonnaga kaalukirurgia keskuses liitunud plastikakirurg doktor Maria Järve. Ta hakkab pakkuma meie patsientidele hilisemat plastilist ja rekonstruktiivset kirurgi. Patsientid, kelle kehamassiindeks on vahemikus 30–35, saavutavad väga suure tõenäosusega kaalukirurgia järgselt oma normaalkaalu. See tähendab seda, et nende kehamassiindeks ravi järgselt langeb ja jääbki sinna vahemikku kusagil 20–25. Septembris on hooaja saate vaatajatele konsultatsioonid nii plastika kui kaalukirurgi juurde tasuta. Hea võimalus, mida kasutada.